Vormsi detektiivid ja Ruhnu karu, esimene peatükk. Ühel aastal ujus karu Vormsile. See oli eriline sündmus, sest isegi kõige vanemad Vormsi elanikud ei mäletanud, et saarel oleks kunagi karusid olnud. Karuott ehmatas külaelanikud nii ära, et keegi ei julgenud enam õhtuti pimedas õue minna. Loom tatsas mööda metsi ringi, sõi ja tallas ära kõik metsmaasikad ning möirgas öösiti koledasti. See hirmutas külarahva päris oimetuks, kuni vallavanem otsustas lõpuks korraldada karujahi, et sissetungija kinni püüda ja saarelt minema kihutada. Kõik juba ootasid, et vanad head ajad tagasi tuleksid ja saaks jälle õhtuti rahulikult väljas ringi käia. Karu aga tegi saarele põhjaliku ringi peale ja kuna ta teisi omasuguseid eest ei leidnud, otsustas hakata ujuma tagasi Ruhnu, kus ta oligi tulnud. Kõik oleks lõppenud rahulikult, kui vahele poleks tulnud ridamisi segavaid asjaolusid, millest edaspidi. Lõpuks sai vallavanem jahisalga kokku. Otsiti kõik metsad läbi, paugutati püsse, lasti jahikoerad lahti. Arvati, et küll see metsaott lärmi peale oma koopast välja ronib. Aga keda pole, seda pole. Isegi jäljekoerad vaatasid jahimeestele nõutute nägudega otsa ja meestel hakkas juba kannatus katkema. Karukoobast üles ei leitud. Üks jäljekoer jõudis viimaks mereranda ja tegi hirmsat kisa, nagu oleks ta vähemalt elevandi kätte saanud. Aga kui jahimehed kohale jõudsid, oli kogu saagiks ainult 3 suurt käpa jälge rannaliival. Meri oli jõudnud need päris siledaks lihvida ja seetõttu polnud jahimehed üldse kindlad, kas need on ikka õiged Vormsi karu jäljed. Midagi muud ei leitud ja jaht tuli lõpetada. Tegelikult ju keegi karuotti oma silmaga näinud ei olnud ja nii hakati arvama, et äkki polnudki midagi, kuigi koledaid hääli metsast olid kõik kuulnud. Lõpuks lepiti kokku, et karu pole ja inimesed rahunesid kohe maha. Sel samal Vormsi karuaastal said Vormsi trahteri juures kokku 2 taksikoera, Teravsilm ja Kõvakäpp. Vormsi saarel on hästi palju taksikoeri. Kui saare nimi poleks juba Vormsi, võiks see täiesti vabalt olla hoopiski taksikoera saar. Nii Kõvakäpp kui ka Teravsilm olid vana kuulsa Vormsi taksitõu väärikad järeltulijad. Noh, eks natuke, ehk nii paar tilka, voolas nende soontes ikka krantsiverd ka. Ega muidu päris puhast tõugu Vormsi taksi ei saagi, kui krantsiverd üldse pole. Üks mis kindel, Vormsi taksitõug oli maailmakuulus. Teravsilm oli oma nime saanud sellest, et tal oli küla kõige teravam silm ja mitte ainult silm. Mitte miski ei jäänud tal tähele panemata. Tegelikult oli tal ka kõige parem nina Vormsil ja üldse oli ta väga terane. Alati leidis tema enne teisi üles kõige magusamad suutäied, olgu need kaevatud nii sügavale maa sisse kui tahes. Kõik teised pidasid temast seetõttu väga lugu. Teise koera nimi oli Kõvakäpp. Olgugi, et ta ise oli selline väiksemat sorti taksikoer, oli tal nii kõva käpp, et selle vastu ei saanud keegi. Ta ei pidanud kunagi urisema või haukuma, kui mõne kogukama koeraga tüliks läks, vaid lõi endast 2 korda suurema koera lihtsalt oma käpaga pikali. Teised koerad arvasid, et temast võiks saada hea poksija, aga Kõvakäpa meelest oli juba hilja. Kui oled juba 6-aastane, siis enam seda õiget teravust pole. Selleks, et saada heaks poksijaks, tuleb alustada ikka varem, näiteks 2-selt. Siis võid küll maailmameistriks saada, aga 6-selt on hilja, mis hilja, arvas Kõvakäpp ning üksnes urises häbelikult kogu selle poksija jutu peale. Kuidas läheb, küsis Kõvakäpp Teravsilmalt. Ikka vanaviisi, igal hommikul on kuudi ees kauspudruga. Vahel saab mõne rasvasema kondi või suutäie ka. Aga midagi muud erilist pole. Peremees on laisaks läinud ja jahil enam minuga ei käi. Tuleb lihtsalt päevast päeva niisama koduaias logeleda ja tühja klähvida. Vahel on mõni huvitavam päev ka,
kui satub näiteks mööda minema mõni saarel ära eksinud turist või mõni muu logard, siis läheb põnevaks. Oi, kui tore on nende peale haukuda ja vaadata, kuidas nad minu urinat kuuldes kohe sammu kiirendavad ja hirmunult tagasi vaatavad. See on väga lõbus ja need päevad on ikka elamist väärt. Aga muidu sure lihtsalt igavuse kätte maha. Mul täpselt sama lugu, teatas Kõvakäpp. Peaks midagi ette võtma. Muidu läheb elu lihtsalt lörri. Sured ära ja midagi näinud polegi. Mis elu see selline on? Põgeneme ära metsa, hüüdis Teravsilm. Hakkame elama selle karu koopas, kes siin Vormsil vahepeal käis. Mina tean, kus see on. Oli päris loomulik, et Teravsilm teadis, kus karu koobas on, sest tema pilgu eest ei jäänud midagi varjule. Lähme kohe homme ja hästi vara hommikul, kui kõik veel magavad. Muidu mõni saab veel aru, mis plaanid meil on ja rikutakse kogu asi ära. Kõvakäpp oli kohe nõus. Mõlemad koerad läksid koju tagasi, sest oli tarvis hakata kiiresti asju pakkima ning oma põgenemist hoolikalt ette valmistama. Metsa tuli kaasa võtta ainult hädavajalik.